tervitused kõigile, me oleme jälle Naviera armase laevafirma peal, väga armas. Ja täna sõidame me La Palma saarele, mis on unistuste saar ja palju inimesi on kartnud sinna La Palmale minna, sellepärast et nad kardavad, et neile võib siin nii palju lihtsalt meeldida, et nad võivad Tenerife vahetada La Palma vastu. Ja vaadake, me oleme praegu kahe saare vahel. Üks on La Gomera ja siinpool on meie kodusaar Tenerife ja me anname teile järgmiste videotega teada, mis asja me seal La Palmal teeme. Ja appi, Kenna, mis sa teed seal? Pärast keveid ma kukkusin siia auku. Issa, mis auk on? Vaja ahi. Santa Cruz de La Palma linna ääre pealt paistavad imeilusad vaated mägedele, mis on imerohelised, mis ongi just La Palma selliseks tunnuseks. La Palma on roheline, roheline, roheline. Osa meist käisid lausa siin all ujumas ja vaadake. Me oleme täna tulnud siis La Palma kõige kõrgemasse kohta, mis on 2400 meetri kõrgusele, umbes natuke üle selle. Ja selle koha nimi on Roque de los Muchachos. Ja mida me siin veel näeme, on siis astrofüüsika keskus, kus on üles pandud 20 teleskoopi ja need on kõik erinevate riikide poolt siia üles sätitud. Siit on näha siis selline imeasi nagu pilvekosk, mis tuleb sealt üle mägede ja kui on tuul õige, siis on see pilvekosk liigub väga kiiresti, täiesti nagu tavaline veega kosk, eks. Ja seda maailma imet käiakse siin vaatamas, see on üks kohustuslik koht, kus siin La Palma kindlasti tuleb ära käia. See on nüüd täiesti imeline koht. Siia tuleb sõita 10 korda ohtlikumat ja keerulisemat serpentiini pidi kui Maskakülla Tenerife saarel. Ja see on tegelikult siis kalurikülake, mida loomulikult külastasid piraadid. Et tule nüüd vaata. See laht siin on täiesti väga kehvasti ligipääsetav ja siin on parajasti praegu toimunud selline asi nagu tõus. Mõõn oli ära ja meie jäimegi niimoodi, et osa seltskonnast sai meist ujuma. Nagu te näete, seal on osa tüdrukuid koha hüppab sisse veel ja poisse. Aga osa meist lõiki punna 5 minutit jäid hiljaks, sellepärast et 5 minuti pärast oli lihtsalt seal samas kohas, kus oli rahulik veel ujuda suure lainega, lihtsalt suure tõmbega. Siis oli pesumasin ja osad lihtsalt seda sillerdavat imeilust helesinist laguuni vett peavad lihtsalt kaugelt vaatama, aga tasub tulla. See on täiesti meeletu elamus, kuidas siin kohalikud, kes siin siiamaani siis elavad. Ma ise tahaks ka nende kivi peal istuvate meestega natuke juttu ajada, näiteks, et kas need vana merekoru moodi mehed on piraatide järeltulijad La Palma saarel või ei ole. Nagu on alati tekkinud küsimus Maska piraadiküla inimeste kohta, et aga need kohalikud, kes seal näha on nad siis need piraatide järeltulijad või ei ole. Nagu nii on. Poole, mis meil siin nüüd jääb? Seal on Tenerife. Nii. Seal on La Gomera. Seal on Tenerife. Seal on La Gomera. Seal on Maroko. Seal on Hispaania. Seal on Prantsusmaa. Ja siin on üks tola. Okei. Meil on väga professionaalsed giidid. Tulge meie ekskursioonidele.